USA uued tollimaksud on rünnak, seetõttu on Kanada ametlikult sõjas Ameerikaga. Sellise avaldusega esines täna Kanada peaminister Mark Carney. Kanada valitsusjuht teatas, et Kanada pool lahkus kaubandusläbirääkimistelt ameeriklastega kokkuleppe vastuvõetamatute tingimuste tõttu. Ta nimetas uusi Ameerika tollimakse Kanada kaupadele just nimelt rünnakuks ja Carney sõnul on Kanada nüüd avatud sõjas. Seetõttu kehtestab Ottawa vastutollimaksud Ameerika Ühendriikide vastu. Trump ise väitis, et Kanada eksib, sest tahab, nagu ta väljendus, endale samu tingimusi nagu USA osariigil, olles ise mitte osariik. Mõned allikad kinnitavad, et USA ja Kanada kaubandusläbirääkimiste nurjumine oli seotud muudatustega, mille Kanada pool tegi arutelu hilises etapis. Kanadalased ütlevad, et ei, hoopis ameeriklased esitasid teatud tingimused viimasel hetkel, mistõttu tehing nurjus. Samal ajal on Ameerika majandusteadlased kindlad, et Donald Trumpi uus kaubandussõda lööb eelkõige Ameerika Ühendriike endid, mitte Kanadat. Seetõttu on Kanadal, nagu öeldakse, teatu varu ja ta ei pruugi järeleandmisi teha. Minu nimi on Aleksei Betši. Arutame koos seda Kanada ja USA kaubandussõda. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja ärge unustage jätta oma kommentaari selle video alla. Võib-olla juba saate vaatamise ajal. Nagu te teate, ei suutnud Kanada ja USA eelmisel päeval kaubanduslepet saavutada ning Trump kehtestas Kanada kaupadele uued tollimaksud. Ja nüüd teatas Kanada peaminister Mark Carney, et pärast USA uute tollimaksude kehtestamist on riik nüüd sõjaolukorras. Järgneb tema tsitaat. Meid rünnati. Sa oled sõjas, kui sind rünnatakse ja meid just rünnati. Ja nagu Carney sõnul, lahkus Kanada reedel mõned minutid enne südaööd läbirääkimistelt. Põhjuseks olid muudatused, mille USA tegi kokkuleppesse viimasel hetkel. Carney väitis, et need muudatused olid tema sõnul ebaõiglased, majanduslikult ebamõistlikud ja seadsid kahtluse alla mis tahes kokkuleppe usaldusväärsuse. See on Carney esimene otsus kehtestada uusi tariife USA vastu pärast seda, kui ta eelmisel kevadel peaministriks valiti. See samm tähendab uut tõsist pingete kasvu kahe riigi suhetes. Carney nimetas mitu vaidlusalust küsimust viimase nädala läbirääkimistel, mis lõpuks viisidki kokkuleppe nurjumiseni. Nende hulgas olid sõnastused, mis puudutasid autotööstuse tariife, samuti katsed piirata Kanada õigust kaitsta, nagu Carney väljendas. Oma keelt, oma kultuuri ja sisuliselt oma suveräänsust. Eelkõige käis jutt prantsuse keele kaitsest Quebecis. Carney sõnul nõudsid USA samuti, et Kanadal piiratakse õigust sõlmida kaubanduslepinguid teiste riikidega, eriti Indiaga, Araabia Ühendemiraatide ja Indoneesiaga. Ja see oli üldse väga karm sõnastus, sest ameeriklased ütlesid sisuliselt, nii, te kauplete meiega ja mitte kellegagi teisega. Meie hakkame reguleerima, milliste riikidega te võite kaubelda ja millistega mitte. Vastava sõnastuse lisas Ameerika pool lepingusse viimastel tundidel enne tähtaega. Ja Carney rõhutas, et selline tingimus on sellele valitsusele alati vastuvõetamatu. See oli tema tsitaat. Carney lisas, et isegi juhul, kui USA-ga saavutatakse kokkulepe, jääks see ikkagi ebausaldusväärseks. Miks? Ja edasi Carney tsitaat. Meie valitsus mõistis varem kui paljud teised, et Ameerika muudab kõik oma kaubandussuhted. Kehtestab hulga tollimakse oma lähimate liitlaste vastu ja hakkab kasutama majandusliku integratsiooni relvana. Me tunnistame, et mõnikord kirjutati see alla pliiatsiga. Mõeldakse siin igasugust kokkulepet ameeriklastega. Kanada peaminister vihjas samuti erimeelsustele Ameerika läbirääkimismeeskonna sees, mille tõttu tehti kokkuleppesse viimase hetke muudatusi. Veel üks tsitaat. Kanada meeskond oli ühtne, kuid Ameerika Ühendriikide administratsiooni kohta ei saa seda öelda. Trumpi administratsiooni erimeelsused olid dokumenteeritud kuni selle hetkeni, mil pooled sel nädalal hakkasid kokkuleppe kõige pisemaid detaile kooskõlastama. Ja probleem seisneb selles, et nüüd on ohus mitte ainult USA ja Kanada vastastikuste suhete läbivaatamine, vaid ka Kanada, USA ja Mehhiko vaheline kaubandusleping.
ja pärast läbirääkimiste nurjumist süüdistasid USA Kanada selles, et just Kanada viis need läbikukkumiseni. USA kaubandusesindaja James Angriv teatas juba reede õhtul sotsiaalmeedias, et Washington pakkus Kanadale parimaid tingimusi kõigi suuremate Ameerika turule eksportijate seas. Kuid uued nõudmised Ottavalt ja varasematest kokkulepetest taganemine, ütleb meile Greer, rikkusid tasakaalu, mille pooled olid viimastel päevadel saavutanud. Ja juba laupäeva hommikul lisas seesama Greer, et uusi läbirääkimisi pole seni planeeritud. Tema sõnul alustavad USA ettevalmistusi, tsiteerin, vastuseks Kanada vastumeetmetele. Lühidalt öeldes algab uus tollimaksude tsükkel, sest ilmselgelt kehtestavad ameeriklased oma tollimaksud, Kanada vastab omadega, ameeriklased vastavad Kanada vastu tollimaksudele omadega, Kanada jälle omadega ja nii see ring käibki. Ja New York Times kirjutab täna, et kuigi Trumpi tollimaksud hõlmavad vaid väikest osa Kanada kaupadest, siis võivad need kiiresti hoogu juurde saada. Kui Kanada tõesti võtab kasutusele vastumeetmetele vastumeetmed ja ta kasutab ning Trump vastab samaga ja ta vastab samaga, tulemuseks võib olla terve rida uusi vapustusi Ameerika Ühendriikide majandusele, ajal, mil see juba niigi kogeb palju raskusi. Ebastabiilsus saatis kogu Trumpi teist ametiaega, kuna USA presidendi muutlikud tollitariifid põhjustavad ärevust Wall Streetil, ärritavad Ameerika liitlasi ja soodustavad tarbekaupade hindade tõusu siseturul. Mis puudutab Kanadat, siis uus konflikt võib saada tõsiseks koormaks ettevõtetele, kes teevad äri üle USA ja Kanada piiri. Tariifide tõstmine vastusammuna võib mõjutada hindu ning seega viia investeeringute vähenemiseni ja majandustegevuse nõrgenemiseni, kuni see segane olukord kaubanduses kestab. Lõppkokkuvõttes võiks Donald Trump katastroofi ära hoida ja ikkagi Kanadaga kokkuleppe sõlmida. Aga pooled ei pea nüüd isegi läbirääkimisi. Ja Trump arvab, et ta käitub õigesti, et ta justkui survestab Kanadat ja Kanada teeb lõpuks järeleandmisi. Vastuseks uutele Ameerika tollimaksudele Kanada järeleandmisi ei tee ega näita üldse mingit kavatsustki järeleandmisi teha. Peaminister Mark Carney ähvardas kehtestada Ameerika Ühendriikide vastu oma tollimeetmed, mis oleksid suunatud sellistele sektoritele nagu põllumajandus, metallurgia ja elektroonika. Ja siin tuletan meelde Donald Trumpi kehtestatud uued tollimaksud, mis on 50% tasemel, kehtivad Kanada ekspordile Ameerika Ühendriikidesse umbes $20 miljardi ulatuses. Kaubanimekiri sisaldab sadu positsioone, sealhulgas hokikepid, mööbel, samuti Kanadas toodetud piimatooted, mille import võib Ameerika tarbijate jaoks muutuda liiga kalliks. Vastastikuste vastumeetmete tsükkel võib muuta USA võitluse inflatsiooniga keerulisemaks. See püsib märkimisväärselt üle 2% sihttaseme, millele keskendub omakorda Föderaalreserv, hoolimata Donald Trumpi väidetest, et tema sõnul on majanduses kõik suurepärane. Majandus sööstab üles. Näiteks sundis hinnatõus sel nädalal USA presidenti teab mida tegema. Leevendama veiseliha imporditolle. Sest hinnad läksid liiga kõrgeks. Ta ütleb, olgu, aga tead, mida see tähendab? See on tunnistus sellest, et tema kaubanduspoliitika lõi ameeriklaste rahakotti pihta. Just siin YouTube'i kanalil arutasime seda teiega juba aasta tagasi ja ütlesin, et see hakkabki mõjuma tavalisele ameeriklasele, kes läheb poodi. A Trump ütles, ei, mis te nüüd, mitte mingil juhul. Tariife maksab see, kes impordib, mitte ostja. Ei, mis te nüüd. Aga see on täielik rumalus. Loomulikult pannakse see kõik hiljem hinna sisse. Ja siin on teile selle tõestus. Ehk siis, kui Trump sai aru, et veiseliha hinnad tõusevad kiiresti. Ta ei saa sellega midagi teha. Mida ta siis teeb? Alandab tollimaksu. Kui ta tollimaksu alandas, langes ka veiseliha hind. Kuidas te arvate, kas see kõik on omavahel seotud? Ma arvan, et jah. Majanduslikud mured levivad üha sagedamini ka finantsturgudele. Mure Ameerika Ühendriikide kasvava võlakoormuse pärast, mis sel nädalal ulatus $40 triljoni. See aitas kaasa riigi võlakirjade tulususe järsule kasvule. Sõda Iraaniga samuti. See tekitas majanduslikke väljakutseid, pidurdas ülemaailmset kasvu ja põhjustas kütusehindade tõusu. Ja mõned demokraadid kongressis, kritiseerides Trumpi viimastel päevadel, osutasid täiendavatele riskidele.
väites, et tema ähvardused Kanada aadressil võivad kaasa tuua reaalseid negatiivseid majanduslikke tagajärgi Ameerika Ühendriikidele. Ja nüüd on Trump taas sattunud uude kaubandussõtta. Ja ta on kindel, et ta kindlasti võidab selles, kuid Kanada käitumise põhjal otsustades ei kavatse nad taganeda ega järele anda. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, majutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!